No nii, tere ka minu poolt. Samamoodi nagu Kairi ütlen, et hästi tore on näha tuttavaid nägusid ja uusi nägusid. Minu jaoks on see 3. kord RIT-i sellisel suurel päeval laval olla, 2023 me tegime arvutitöökoha infopäeva ja 2024 oli riigipilve infopäev, kui eelkõnelejad on hästi palju näidanud ägedaid innovaatilisi slaide ja väga inspireerivalt rääkinud, siis kõik, kes mind varem on laval näinud, pean kurvastusega teatama, et mu jutt on üpriski sama, mis ühtepidi võib-olla on veidi igav, aga teisipidi ma ütleksin, et arvestades, et RIT on 3,5-aastane organisatsioon ja kui te mõtlete inimese arengu mõttes neid aastaid, siis tegelikult see, et me juba 2023. aastal saime aru, mis on need teenused finantskomponentide mõistes, on ikka nagu päris hea saavutus ja tulemus. Selle koha pealt ma ütleksin, et RIT on üpriski küps organisatsioon, isegi 3,5-aastaselt, kuhu me jõudnud oleme. Aga tulles siis minu ettekande juurde, siis mulle antakse alati sellised väga intrigeerivad pealkirjad ja ma tahaks ka rääkida, mis me 3,5 aasta jooksul finantsosakonnaga üliägedat innovatsiooni oleme RIT-is teinud ja millist tugevat finantsvundamenti ladunud. Aga ikka ma pean rääkima sellest, et kust siis nüüd seda raha kokku hoida saab. Ja kui iga endast lugupidava finantsinimese jaoks on nagu täiesti elementaarne, et kogu aeg me iga päev tegeleme raha lugemisega ja sellega, et kust seda raha siis ikka kokku hoida saab, siis miks see kulude juhtimine siis kriitilise tähtsusega on ja miks ta just RIT-is väga oluline on, et me siin eelnevatest ettekannetest seda kuulsime ka, aga nii nagu iga organisatsioon, olenemata sektorist, on see erasektor, on see avalik sektor, siis meil on ootused. Meile tuleb ootusi meile konkreetselt, kui me oleme avalikust sektorist ühiskonna poolt. Ühiskond ootab õhukest digiriiki. Samas ministeerium ja ka ma ütleks ühiskond teiselt poolt ootab väga turvalist ja personaalset digiriiki, mis juba natukene omavahel võivad veidi vahepeal nihkesse minna, kui me nüüd hästi finantsiliselt mõtleme. Meie teenustes on täna Microsofti litsentsid, tegemist on maailma ühe suurima ettevõttega, kelle litsenseerimispoliitikat ja hindu meie kahjuks väga palju mõjutada ei saa, et viimane Microsoftide litsentside hinnatõus oli meie jaoks 23%, päris suur sisendhinna kasv. Ja see on see, millega me nagu silmitsi seisame. Meil on IT-sektori palgakasv, mis ma just vaatasin Statistikaametist, selle aasta esimeses kvartalis oli 6,3% ja meil on üpriski keeruline defitsiidis riigieelarveline seis. Et oodatakse, tuleb raha kokku hoida, tuleb kärpida. Ja siis teiselt poolt, arvestades kõiki neid eespool toodud faktoreid, oodatakse ikkagi RIT-i poolt pakutavatest teenustes kõrgemat kasutuskogemusega tehnoloogiaid, et see peab ikkagi olema täiesti nagu maailma tasemel, et tegelikult kui me mõtleme, siis Eesti digiriik ongi väga kõrgel tasemel, ükskõik kus sa maailmas käid, erinevate inimestega kokku saad, nad alati teavad seda ja nad teavad, et me oleme väga arenenud ja kiiresti arenenud. Ja siis oodatakse, et meil oleks IT-sektori tippkompetents, Kairi näitas neid positsioone, sinna ju samamoodi on soov ikkagi nagu värvata tippe, me konkureerime Eestis väga rahvusvaheliselt tuntud ettevõtetega, on need Bolt, Wise, mis iganes on ju, et need ootused, mida ma siin nagu ette praegult vuristan ja võib-olla nagu segi läbi panen, tähendavadki meie jaoks seda, et me kogu aeg tegeleme selle tasakaalu otsimisega, et kus see tasakaalupunkt on ja mis on see optimaalne
tase. Ja Kairi rääkis pikalt, ma ei hakka sellest rääkima, et see kliendikeskne teenus, see tuleb nii ministeeriumi poolt ootus, mis ma tegelikult arvan, see ongi väga õige suund, ja tuleb ka kliendi poolt, aga sellel kõigel ongi hind. Hind on küljes, et ühtepidi on meil need välised surved, et teenuse omahinna, sisendhinnad kasvavad, palgasurve, me konkureerime erasektori nagu ettevõtetega, Eestis tööjõud on väga kallis ja läheb järjest kallimaks, me oleme vananev ühiskond, et neid talente üldse nagu meelitada enda juurde, et ma ütleks niimoodi, et siin on nagu mõned faktorid välja toodud, aga need ei ole lähiaastatel mitte kuskile kadumas, vaid see pinge pigem tekib järjest rohkem juurde. Aga nüüd ma räägin natukene siis nendest ootustest edasi, et aga kas üldse siis kunagi on võimalik üldse mingisugust finantsilist kokkuhoidu nendes kahes põhiteenuses saavutada. Ja selleks, et natukene nagu sisulisemalt seda ülevaadet anda, me peaks korraks sisse vaatama, et millest need teenused siis nagu finantsiliste komponentide mõistes üldse koosnevad. Et ma ei hakka ülidetaili minema, aga lihtsalt, et me saaksime sellest nagu ühtemoodi aru ja need on nüüd need slaidid, mida võib-olla nii mõnedki on nagu eelnevalt näinud, Et kui me räägime arvutitöökoha teenusest ja selle kulumudelist, siis kõige suuremad komponendid selles teenuses täna on tööjõukulud ja tööjõukuludest väga suure osa moodustavad kasutajatoe kulud, see on siis nii see kaugtugi, kuhu te saate pöörduda, kui ka siis meie kohapealne hooldusspetsialistide võrgustik. Tarkvara, millest ma rääkisin, sealt suurem osa on Microsofti litsents, aga mitte ainult, sest meil on ju vaja ka administraatoreid ja muid FTE-sid, kes seda tarkvara teie arvutitesse paigaldaks ja tagaks kogu selle tehnoloogilise toimivuse. Riistvara, see, mis teil laua peal on, ja siis on iga muud komponendid, muud teenuste kulud, kus on ka päris arvestatavas osas infoturvet, et täna on ikkagi RIT-i loomisest saadik öeldud, et see nii-öelda benchmark, mida me peaksime hoidma, on see, et teenuste kuludest 10% on infoturbekulud. Gartner on soovitanud, vähemalt viimased soovitused, mis mina lugesin, 7–10%, et me ka sinna vahele ennast paigutame, et mingitel hetkedel oleme me alla 10%, aga suhteliselt 10% lähedal. Ja teenustes on meil sees ka, arvutitöökoha teenuses on ka väike amortisatsioonikomponent, mis tähendab seda, et mingid osa sellest teenusest tuleb ka põhivarana investeerida. Ja meie jaoks see kõige suurem tükk siin esimeses tulbas on alustaristu. Et see arvutitöökoha teenus tahab täpselt samamoodi alustaristut alla saada, et üldse seda teenust oleks võimalik püsti hoida. Ja mudeli mõttes ongi siis niimoodi, eks ole, et kui esimesel aastal tuleb teha alginvesteering, siis see tähendab ju seda, et see tehnoloogia seal all vananeb ja IT-s keskmiselt see vananemisvälp on selline 5–7 aastat, meie kalkuleerime seda nagu 5 aasta peale, et oleks tagatud, et igal juhul teenus oleks nagu up to date ka 5 aasta pärast. Ja see tähendabki siis ju seda, et esimesel aastal tehakse ära suur investeering, siis järgmised 4 aastat on iga-aastased kulud, Microsofti litsentsi me ostame iga aasta, ja 5. aastal tuleb uuesti hakata seda investeeringu komponenti uuendama, et teha asendusinvesteering. Et see mudel nagu selliselt toimib ja meie selle selliselt täna üles ehitanud oleme. Aga kas siis üldse kunagi selles ATK teenuses kokkuhoidu on võimalik saavutada? Ja mina ütlen niimoodi, et Excel ju kannatab kõike, aga me oleme ikkagi 3,5 aastat nagu väga tugevalt Exceldanud ja enda mudeleid kogu aeg edasi arendanud, aga mina panen täna käe südamele ja ütlen, et potentsiaal on olemas.
potentsiaal on olemas, täiesti kindlasti riigieelarves raha kokku hoida, et see kõik sõltubki konkreetselt juhtimisotsustest. Et selle joonise ma panin siia illustratiivsele eesmärgil eelkõige kõrvale, aga ma lihtsalt tahan paari kohta näidata, et me saaksime aru, et kust see kokkuhoid siis potentsiaalselt tekkida võib. Ja siia on mudeldatud 2 versiooni, et siia on mudeldatud üks versioon, kus tänane RIT-i ATK kasutajate arv ei hakka kasvama ja jääb sinna 8700 peale, ja siis on mudeldatud teine stsenaarium, kus hakkab kasutajate arv kasvama, et esimene suurem kasv on 15 000 peal ja järgmine suurem kasv oleks siis sinna 29 000 juurde. Ja siin on nagu näha hästi selgelt, et nende 2 hüppe koha pealt tekib nagu kokkuhoid. Ehk et see teenuse oma hinna kasvutempo aeglustub ja seal hakkab see mastaabiefekt potentsiaalselt mõjuma. Ja need mõjutegurid ma olen siia kõrvale ka nagu ära toonud, et kus need nagu meie hinnangul täna tekivad, et see ikkagi tekib IT-abi pöördumist vähendamisest, et kasutajate jaoks tekib üks keskne kompetentsikeskus vastu, kellega suheldakse, kellelt ollakse harjunud teenust saama, ja RIT kui ikkagi ainus keskne teenusepakkuja riigis, sest avaliku sektori töötajad valdavalt ikkagi liiguvad erinevate organisatsioonide vahel, et siis IT-teenusepakkuja on nende jaoks üks ja sama. Ja siia alla nurka ma olen nagu eraldi välja toonud, et mis see potentsiaalne protsendiliselt siis nagu kokkuhoid võiks olla, et see võiks olla seal 25% peal, 2 stsenaariumi võrdlus. Et kui RIT hakkab nüüd kasvama sellises tempos versus kui RIT ei kasva edasi ja te kõik jääte iseseisvalt eraldi oma IT-majades või ministeeriumides teenust pakkuma. Ja riigipilve JAAS-i teenuse kulumudel on täpselt sama ülesehitusega siia visualiseeritud, et ma vaatan, et mul aega enam väga palju ei ole, et teenuse kulumudel on täpselt samasugune, küll aga riigipilve teenuses on väga suured kapitalikulukomponendid, ehk see esialgne investeering on ikkagi üle 20% aastastest kuludest, et esimesel aastal tehakse väga suur investeering, mis siis 5 aasta pärast tahab uuesti asendusinvesteeringut saada ja kõigil 4 vahepealsel aastal on sellised iga-aastased teenusekulud. Ja riigipilve teenuses täpselt samamoodi, et tegelikult enamus teenused ja enamus ärid maailmas on ikkagi mastaabiärid ja RIT-i teenused samamoodi on ikkagi mahuteenused. Mida rohkem sa tood mahtu teenusele taha, seda suurem on tõenäosus, et teenuse hinnas tekib ka kokkuhoid ja riigipilve kulumudeli puhul, kui ATK puhul me räägime kogu aeg hinnast nagu ühe kasutaja kohta, siis riigipilve mudeli puhul see käitur, mille vastu vaadata, et kas see kulu väheneb või mitte, ei ole lõppkasutaja, vaid meie vaatame oma seespidiselt seda kui räkikappi seal andmekeskuses ja arvutame kõiki neid kulusid, et kui palju siis see üks räkikapp meile seal andmekeskuses maksab. Ja siin on täpselt samamoodi ära mudeldatud 2 stsenaariumi, et kui riigipilv jääb esimese stsenaariumi puhul täpselt sama suureks, nagu ta täna on, ehk et riigipilv rohkem enam ei kasva, versus siis teine stsenaarium, ja see on nüüd illustratiivne, kus riigipilv põhimõtteliselt kasvaks ressursi kasutuse mõttes 13 korda, mis iseenesest on võimalik, sellepärast arvestades nagu neid ressursse, mis IT-majades täna oma tehnoloogiate peal jooksevad, siis me näeme, et see räkikapi kulu vahe on 36%, et kust võiks tulla see samamoodi see kokkuhoid. Ja mis need mõjutegurid on, et kui nagu hakata veidi põhjalikumalt ja loogiliselt mõtlema, siis nii see pilveäri nagu toimibki, et see on puhtalt mahuäri, ja need esialgsed investeeringud, mis riigipilve on täna tehtud, need ongi väga kõrged. Ja seetõttu on ääretult ebamõistlik nii väikese mahu peale, nagu meil nagu stardipositsioon on, nii suuri investeeringuid jätta ainult
nii väiksele ressursile, et igal juhul on mõistlik, riigimehelik ja vajalik tuua sinna täiendavaid ressursse peale, et seda ressursikasutust maksimeerida. Ja täpselt nii nagu ATK teenuse puhulgi, et kui sa ikkagi hakkad mahtu kasvatama, siis loomulikult me ei saa öelda seal Oraclele või Nutanixile või kellele iganes on, et kuule, et nüüd meil on siin nii suured mahud, sest nende mõistes me oleme väga väiksed, küll aga me saame mahu mõttes seespidiselt seda, et meie teenuse oma hinna juurdekasvu tempo lihtsalt aeglustub, kui me saame mahtu juurde tuua. Ja tegelikult täpselt sama mõjutegur, mis ma enne ka ütlesin, et kui ikkagi tekib nagu üks keskus, IT-keskus, kuhu see kompetentsi koondumine ühte kohta kokku tuuakse, siis see kindlasti on potentsiaalne koht, kus ka kulusid kokku hoida. Aga ma ühe asja ma olen küll juba nüüd veidi ajast üle tahan ära öelda, et see tegelikult väga palju oleneb sellest, millest tegelikult ka Tõnu rääkis enda esialgses ettekandes, et mis on need tehnoloogilised valikud, mida need IT-majad teevad, et kuidas nad oma tehnoloogilist alustaristut edasi käitavad, on see on-prem, on see avalik pilv, on see riigipilv, on see midagi veel ülehomset, mida me võib-olla täna ei teagi, on ju. Ja lõpetuseks, et RIT-is ma olen varsti kogu selle projektiga 4 aastat seotud olnud, et ma ütleks kokkuvõttes niimoodi, et need lõputud arutelud, et kuidas leida see tasakaal nüüd ikkagi kvaliteedi ja kuluefektiivsuse vahel üleriigiliselt, et mingis hetkel need on juba ebamõistlikud, sest see on kaotatud aeg. Et need joonised, millest ma siin nüüd kiiresti üle rutasin, potentsiaal on selgelt olemas ja mina usun ja finantsiliselt väga tugevalt, olles selle läbi mudeldanud ka väliste partneritega, et RIT-il tuleb koos Grant Thornton Balticuga selle kuu lõpus välja tasuvusanalüüs ja kuhu ka välised eksperdid panevad allkirja alla, see potentsiaal on olemas, aga see sõltub nüüd kõik sellest, kuidas seda juhtida. Vot, aitäh! Ja. Aitäh! Aitäh, Birgit! Ja tõesti nüüd saate anda tagasisidet, aga väga populaarne teema on olnud, väga palju küsimusi on tulnud, nii et katsume neid siit järgemööda ka veel võtta. Tuletan meelde, siis workshop keskkonnas saate neid küsimusi esitada ja lähen siit algusest siis populaarsuse järjekorras, et mis on RIT-i plaan, kui Microsofti litsentsid tõusevad nagu USA tollimaksud 100%, 200% ja põhimõtteliselt, mis siis see plaan on? No ma arvan, et nagu nii-öelda teenuse disaini mõttes ma ei ole kõige õigem inimene sellele vastama ja Microsofti litsenseerimispoliitika on kindlasti lähiaastatel veel muutumas, et see on nagu fakt, on ju. Et küll aga on kindlasti mingisuguseid soodsamaid variante, mis jälle tähendab mingeid valikuid, on ju, et meil täna kasutame E3 litsentsi, mõned kliendid kasutavad E5, mis on veel kallim, on ju, et Microsofti paketis on ju ka E1, on ju, aga ega väga palju ja ilmselt te kõik olete kuulnud, on ka erinevaid vabavaralisi tehnoloogiaid, on ju. See kõik on valikute küsimus lõpuks, on ju. Et minu meelest elu koosnebki ainult kogu aeg valikutest, nagu, et siin tulebki leida nagu see punkt siis, et kellele mis sobib ja mingite asjadest tulebki maksta, paratamatult, nii on lihtsalt. No aga eelarve ei ela seda üle, kui 100% tõusu on äkitselt. Ei 100%, ma selles natuke julgen nagu kahelda, et 100% see teenuse nii-öelda nende poolt pakutav teenuse hind võib tõusta, et aga siis tulebki nagu vaadata otsa, et näiteks tahame Microsofti litsentse, äkki siis loobume mingist muust komponendist, äkki siis ei ole 8-5 IT-abisse võimalik pöörduda, on ju. Igal pool tuleb nagu teha valikuid või infoturvet mitte nii paksu teha siis, ma ei tea. See enam-vähem kõlas ka ettekandes, aga kas rahaliselt tuleb odavam asutusel iseseisvalt edasi pusida, kui et liituda RIT-i teenustega? No täna mina ütleksin, et mitte. Ja arvestades seda Eesti riigi väiksust, on ju, ja kompetentsi koondumist, et see, kui me kõik teiega võistleme ühtede ja samade talentide pärast, on juba nagu raisatud raha, et oleks me mingisugune Ameerika-suurune riik, on ju. Et aga nii nagu Excelis oleme mudeldanud, siis potentsiaal kokkuhoiuks koos tehes on kindlasti oluliselt suurem, kui igaüks pusib kuskil eraldi ja arendab täpselt seda sama teenust. Sest ega iseenesest see kasutusvajadus riigi töötajal
on ju üpriski sarnane. Jah, seal on nüansse, Kairi rääkis sellest, sellega tegeletakse, on ju, aga tegelikult, et mida siis mida sellel riigitöötajal vaja on, et oma tööd teha, on ju, tal on vaja seda arvutit, tal on vaja monitori enamusel, juhtidel võib-olla ainult telefoni, on ju, aga see kasutuskogemus ei ole nii erinev. Miks me räägime, et saame hakkama väheme rahaga, palju parem oleks ju rääkida, et sama rahaga palju rohkem teenuseid? No just, on ju, aga siis kuskilt tuleb mingid tegurid vähemaks võtta, et kuskilt ikkagi mingi tasakaalupunkt tuleb leida, on ju, kliendid tahavad ühelt poolt hästi personaalset teenust, nii mõnigi klient tahaks, et hooldusspetsialist tal hommikust õhtuni kõrval istuks, on ju, ja siis on kliente, kes mitte kunagi ei pöördu, on ju, et siin tulebki lõpuks valikuid teha. Kui RIT on ainus teenusepakkuja, siis miks peaks ta teenuse hinda alla tooma üldse? No ma ütleks, et kui vaadata RIT-i väärtustesse, siis üks selge väärtus on riigimehelikkus, on ju, ja mina ei tea, mina olen väga palju meie majas rääkinud aastate jooksul, et jah, me oleme avalik sektor, aga me peaksime mõtlema nagu maksuinvestor, et kuidas pakkuda neid teenuseid ikkagi niimoodi, et maksumaksja saaks nii-öelda maksimaalse tootluse sellest maksurahast, mis ta maksnud on. Et mina julgen küll öelda, et täna need inimesed, kes meil istuvad juhtkonnas, on väga kuluefektiivsusele suunatud, et keegi ei ole nii, et lõputult riigi raha eest kõike ja kõigile, on ju. Aga paratamatult nendel asjadel on hind, on ju. Sellel infoturbel on hind, Microsofti litsentsidel on hind, see riistvara, mis laua peal teil on ju, sellel kõigel lihtsalt on hind. Kõik tahavad maailmas ju kuidagi teenida, on ju, keegi meile siin heategevust teha ei taha, HP või tellitasandid samamoodi ju. Kas avaliku sektori digiriigi arendust ja katsetust ei oleks võimalik müüa ka välismaale teistele riikidele, et nagu startupid, kes katsetavad Eestis esimesena uuendusi ja siis viivad selle laiemalt Euroopasse? Jaa, väga hea mõte, et see sama tasuvusanalüüs, mis meil kohe välja tuleb, Grant Thornton ühe peatükina on välja toonud erinevaid teadusartikleid, mis erinevatest riikidest on kirjutatud, kus on samamoodi tehtud üks riigi IT-keskus. Ütlen ausalt, seal neid selliseid põhjapanevaid järeldusi, et kuskil mingi tohutu kuluefektiivsus on saavutatud, kahjuks ei ole. Mina arvan, et Eesti võiks olla järgmine nii-öelda edulugu selles läbi RIT-i loomise, et mõne aasta pärast võiks täiesti vabalt olla kuskil teadusartiklina avaldatud, kuidas ikkagi Eestis RIT-i loomisest on ka saavutatud. Ma ei ütleks, et kuluefektiivsus peaks olema ainult eesmärk omaette. Täna me räägime ikkagi väga tugevalt kasutajale parima töökoha teenuse pakkumisest võimalikult turvaliselt, on ju, aga kuluefektiivsus peaks siin alati juurde käima ja potentsiaal on olemas, ausalt on olemas. Ja kui võit tuleb teadaolevalt laienemisest ja mahuefektist, siis mis hetkel on põhiline takistust kiiremale laienemisele, et saaks selle hinna kiiremini alla? Mis on põhiline takistus, et veel kiiremini kasvada, on ju. Ma arvan, et seda tahet on vaja ja seda koostööd, et ega muud ei olegi. Ära tuleb otsustada, et kuidagi avalikus sektoris, olles erasektoris ka töötanud, on ju, erasektoris see ajaaken on palju väiksem, on ju, et millal tuleb otsuseid ära teha, et sa lihtsalt mingi hetk lõpetad konkurentis või konkurendid on ammu sinust ette jooksnud ja neid lugusid me ju ka teame, on ju. Et natukene kummi venitatakse liiga pikalt, et mina ütleks, et tuleks hakata tegema kiiremini, võib-olla mingis perspektiivis valusamaid otsuseid, aga ega muud moodi ei ole võimalik ka minu arvates. Tuleb otsustada. Birgit, suur aitäh sulle! Jah, aitäh!